sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saatevaatajad! Märtsi lõpp toob lisaks kevadootusele vahel kaasa ka kevadväsimuse ja energiataseme languse. Just seetõttu räägime tänases saates sellest, kuidas ja millega oma enesetunnet turgutada. Tants ja liikumine on noorte seas üha populaarsem viis end väljendada ning tänast saadet alustame Eesti esimesest tänavatantsukoolist JJ Street. Anneli, mis seda tantsukooli eristab teistest tantsukoolidest? JJ Street tantsukooli tegelikult eristab sellest aastast üks väga suur asi. See tähendab seda, et tänavatantsu saab meie juures õppida nii tippspordina, kui siis niisama huvina, kui siis me ootame kõiki, kes niisama tahavad liikuda. Ja sellega seoses me teeme ka hästi palju koostööd meie rahvusvaheliste treeneritega ja lisaks siis tegelikult, mis võib-olla eristab kõige rohkem on see, et meid leiab peaaegu igast linnast, mis on väike, suur, Tallinn, Tartu näiteks, Pärnu ja väiksemad kohad ka Keila, Elva ja nii edasi. Kellele ja milliseid treeninguid JJ Street pakub? Me pakume tegelikult üle Eesti erinevates vanustes lastele kuni 3 aastast alates, kuni siis tegelikult ülemist piiri ei olegi. Ja tegelikult, mis võib-olla on see veel erilisem asi, on see, et meil on erinevaid stiile ja kõik kindlasti leiavad endale miskit ei ole kaotada, tuleb lihtsalt kohale tulla, proovida, et meil on alates näiteks house'i stiilidest kuni funk muusika stiilideni on võimalik teha näiteks folki, wackingut, hip-hopi ja nii edasi, et ootame kõiki. Esimene trenn on alati tasuta ja mis annab kindlust juurde on see, et kõik info, mida meie oleme õppinud, pärineb siis tegelikult tänavatantsu pioneeridelt, kes siis seda on ise välja mõelnud. Mis on tantsukooli laiemad eesmärgid ja millised on tantsijate senised tulemused? No selle aasta kõige suurem muudatus JJ Street tantsukoolis ongi see, et kui enne seda 22 aastat oli JJ Street tantsukool, ehk siis kaunite kunstide valdkonda kuuluv või üldkultuuri alla kuuluv, siis nüüdsest on JJ Street tantsukool spordikool. Tänu sellele, et üks tänavatantsustiilidest on ju olümpiaala ehk siis break-tants ja meie kaugem eesmärk on, et ka teised 8 tantsustiili, niinimetatud püstised tantsustiilid muutuksid ka tulevikus olümpiaaladeks ehk siis ongi meil tegemist spordiga. See tähendab seda, et lihtsalt tantsimas käia ja teha kunsti, selle asemel ikkagi on meil vaja kehtestada õpilastele eesmärgid, paika panna nii füüsiline kui vaimne pool, väga oluline on koostöö treeneri ja õpilase vahel, sest et me ju püstitame eesmärgid, ehk siis see pingutus peab olema palju suurem, kui seda oli ennem. Ja kui rääkida saavutustest, siis me oleme ikka saavutuste üle päris uhked. Nii Eestis me oleme teinud meistrivõistlusi tänavatantsudes kui ka break-tantsus ja karika etappe korraldanud ja eriti sellel suvel on meil väga häid tulemusi tulnud. Nii Hollandist kui Baltimaadest erinevatelt võistlustelt meie treenerid ja õpilased on toonud auhinnalisi kohti ja eriti uhke me oleme ka selle üle, et Eestis toimunud Red Bulli Dance Your Style võistlusel meie treenerid ja õpilased saavutasid väga kõrgeid kohti, praktiliselt kõik olid finalistid meie poolt. Kuidas aga saab tänavatantsu vaadata kui sporti? Tänu just sellele, et break-tants on olümpiaala, on väga palju maailma tasemel tehtud tööd selleks, et kehtestada reeglistik, väga selge arusaam, milline peab välja nägema siis võistu tantsimine. Ehk siis see on kõik paigas ja selle järgi me üritamegi oma elu üles ehitada selleks, et oleks kõik reeglid olemas ja tänu sellele ka tulemused oleks täiesti arvestatavad, nähtavad ja me oskaksime hinnata, kes on parem, kes on veel mitte kõige parem. Ja lisaks sellele, et treener ja õpilane peavad tegema väga viljakat koostööd oma eesmärkide täitmisel, on väga suur roll täita ka sellel, et kõik treenerid meil on kvalifitseeritud treenerid tänu sellele, et on olemas nüüdsest ka Eestis tänavatansutreeneri kutse ja JJ Streetis on kõik treenerid kvalifitseeritud ja see aitab väga palju eesmärkide täitmisel ja koostöös treeneri ja õpilase vahel. Nüüd, kui suvi on juba vaid paari kuu kaugusel, on just õige aeg liituda JJ Street tantsukooliga. Kasutades koodi hooaeg 50 on aprilli lõpuni esimene kuu lausa 50% soodsam ja registreeruda saab kodulehel.
botuliinsüstid on saanud igapäevase iluhooldusosaks. Aga doktor Siim Schneider, miks ei vaibu arutelud selle teema ümber ja miks see tekitab inimestes niivõrd palju vastakaid tundeid? Botuliin on jätkuvalt kõige populaarsem iluprotseduur maailmas. See on olnud kasutusel juba üle 40 aasta ja sellega seoses on ta ka üks kõige paremini läbi uuritud ravimeid. Et on kindel, et see on ohutu ja see on efektiivne. Aga loomulikult üks väike süst näkku tekitab emotsioone inimestes ja teisalt me ei saa ka unustada seda, et tänapäevasel sotsiaalmeedia ajastul tuleb päris palju valeinformatsiooni, et levib kuuldusi, et see tungib aiu või põhjustab inimese isiksuse muutust. Need väited ei vasta tõele. Kuidas botuliin töötab ja milleks seda iluvaldkonnast kasutatakse? Botuliin blokeerib ära närvi impulsi leviku lihasele ja sellega vähenevad ka miimilised kortsud. Aga lisaks sellele on võimalik botuliiniga muuta ka näoproportsioone, näiteks mõnedel naistel, kellel on väga nurgeline nägu, on võimalik seda muuta ovaalsemaks, pehmemaks neid näojooni. Samuti on võimalik tõsta suunurki, sirgendada lõuajoont, kui see hakkab ära vajuma ning ilumeditsiinis kasutatakse botuliiniga liigse higistamise puhul. Mis peitub selle protseduuri populaarsuse ja ahvatluse taga? See on efektiivne ja ohutu protseduur. Ilumaailmas on nii palju protseduure, mille tõenduspõhisust ei ole tagatud, aga botuliini puhul on täpselt teada, missugust efekti me saame ja teiselt poolt ka see, et see toime on ajutine. Kuidas leida just see õige ilusüsti protseduur, kui soov on saada oma ilumurele kiire ja tõhus lahendus? Oluline on vaadelda nägu tervikuna, mitte keskenduda ühele kortsule või vaole. Ilumeditsiinis on ehk kõige olulisem see, et me võtaksime näost ära negatiivsed emotsioonid, mis annavad näole väsinud, stressis ja vanema ilme. Et näiteks kurjuse korts, allavajunud suunurgad, et kui nendele keskenduda, siis need annavad juba sellise värskema ja nooruslikuma välimuse. Ning alati peaks tähelepanu pöörama ka naha kvaliteedile, et see oleks piisavalt niisutatud, kas siis näiteks biorevitalisatsiooni või mesoteraapiaga, see on kindel pant. Tänapäeva kiire elutempo juurest puutuvad paljud kokku ärevuse ja pingetundega, mis mõjutab nii enesetunnet kui ka igapäevast toimetulekut. Kuidas saab Relief siinkohal abiks olla? Ja nagu me teame, on praegu juba kevad ja kevadel siis toimuvad nii lõpueksamid kui sisseastumiseksamid ja eksamiperiood ju tähendab sellist pinget, ärevust, stressi. Ja tegelikult ei pea seda ju kannatama, et siinkohal saab Calm.me kenasti abiks olla, et kui sul endal on eksamid või sul lapsel on tulemas selline pingeline periood, siis tõesti Calm.me seadmest on siinkohal abi. Lisaks eksamiperioodile on tegelikult Calm.me'st igapäevases elus palju abi. Ta aitab nii ärevushäirete puhul, paanikahoogude kui ATH puhul, lisaks muidugi unetuse puhul. Seejuures aitab seade paremini magama jääda või ka tagab sellise rahulikuma ja pikema siis une terve öö jooksul. Kuidas see seade täpsemalt töötab? Unetuse ja ärevuse leevendaja Calm.me tööpõhimõte on tegelikult lihtne, et seda tuleb hoida siis peopesas, metallne pool niimoodi allapoole peopesa vastas ja ta annab sellist kerget elektriimpulssi läbi siis Hiina meditsiini akupunktuurpunkti. Ta suhtleb meie ajuga siis kesknärvisüsteemi abil ja annab siis korralduse nii-öelda maha rahuneda. Ja siin on siis tegelikult 8 intensiivsusastet, plussist miinusest saab neid intensiivsusastmeid endale siis sobivaks sättida, et see on täiesti siis individuaalne, kellele milline tase tegelikult sobib. Ja tulenevalt sellest sobib ta tegelikult siis nii lastele kui tundlikumale inimesele ja seade on taaslaetav, et väga mugav.
millist tagasisidet CalmMe seade seni klientidelt saanud on? Ja me oleme tõesti saanud väga palju positiivset tagasisidet. Näiteks üks klient ütles, et see tekitab temast lausa hea tuju ja pani sellele nimeks rõõmulupp. ja taas oleme saanud tagasisidet, et näiteks lapsel on aidanud see seade paremini uinuda ja võtab ka rahustamiseks seadme kooli kaasa. Lisaks oleme saanud infot, et üks inimene, kes kaotas hiljuti lähedase, mis tekitas temast sellist meeletut ärevust, on siis CalmMe aidanud selle stressi ärevusega toime tulla. Ja väga hea näide on ka see, et inimene kirjutas meile, et ta sai tõesti unerohtudest vabaks, et see on suur rõõm tegelikult kuulda sellist asja. Kust seadet soetada saab? CalmMe seadet saab siis soetada meie e-poest relief.ee ja hooaja vaatajatele on meil ka selline sooduskood hooaeg, mis siis annab kogu e-poest 15% soodustust. Tehisintellekt siseneb meie eludesse aina enam ja enam. Dysoni robot-tolmuimeja Spot plus Grab AI on erenäide. Elisabeth, millega on tegu? Jaa, tegemist on siis kaasaegse ja nutika robot-tolmuimejaga, täpsemalt Dyson Spot Scrub AI robotiga, mis ühendab endas nii tolmuimemise kui ka puhastuse funktsiooni. See tähendab, et seade ei kogu ainult tolmu ja prahti, vaid suudab samaaegselt ka põrandaid pesta. Tänu integreeritud tehisintellektile suudab robot iseseisvalt analüüsida oma ümbrust, tuvastades siis ka mustuse tüüpi ning aitab valida vastavalt sellele sobiva puhastusviisi. Seade suudab luua kaardid kodust ja meelde jätta mustemad piirkonnad, mis vajavad siis sagedamat puhastamist. Ning õpib samas ka kasutaja kodurutiini, näiteks vältides töötamist ajal, mil majas on aktiivsem liiklus. Mis on selle seadme kõige innovatiivsemad toimingud? Selle seadme puhul paistavad kõige enam silma just selle nutikad ja automatiseeritud toimingud. Robot kasutab tehisintellekti, et tuvastada erinevaid mustuse tüüpe, sealhulgas ka raskemini märgatavaid plekke. Lisaks kohandub seade automaatselt erinevate põrandapindadega, muutes vajadusel oma puhastusrežiimi, et saavutada parim tulemus nii kõval, põrandal kui ka muudel pindadel. Seade suudab tuvastada ka vedelikke ja automaatselt suurendada mopi niisutust, et plekk täielikult eemaldada. Tänu nutikale liikumisele saab robot koristada ka kitsaid nurki ja mahub ka mööbli alla, kuhu tavaline tolmuimeja ei pääse. Samuti tunneb see ära takistused ning väldib mööblit, juhtmeid ja teisi esemeid. Seadmel on ka isepuhastuv dokk, mis tühjendab mustuse, puhastab mopi ning täidab vajadusel veepaaki, viies kasutaja sekkumise miinimumini. Lisaks võimaldab vaikne töörežiim koristada öösel või samal ajal, kui pereliikmed on kodus. Kuhu see robot kõige paremini sobib? Selline robotpuhasti sobib kõige paremini kodudesse, kus hinnatakse mugavust ja ajasäästu. Eriti hästi toimib see kõva kattega põrandatel nagu parkett, laminaat või plaaditud pinnad, kus nii tolm kui ka vedelad plekid vajavad regulaarset eemaldamist. Tänu nutikale tehnoloogiale ja iseseisvale tööle teeb robot suurema osa koristamisest ise ära, jättes kasutajale rohkem aega nende asjade jaoks, mis on päriselt olulised. See robot on suurepärane valik peredele ja lemmikloomadega majapidamistele, kus mustus tekib rohkem ja koristamine peab olema sagedasem. Seadet saab ühendada nutirakendusega, nii et saad koristamist juhtida ka eemalt ja panna selle tööle endale sobival ajal. Selle uuendusliku robotiga ja muude teiste põnevate brändidega saab tutvuda meie esindussalongis Maakri 19.1. Oleme avatud esmaspäevast reedeni. Cold Time, sinu aeg särada. Cold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel.
naha heaolu ei ole ainult ilu küsimus, vaid oluline osa meie üldisest enesetundest. Just dermatoloogid aitavad meid naha tervishoiu seisukohalt. Miks peaks tulema naha seisukorda kontrollima just kevadel? Kevad on küll väga ilus aeg ja kogu loodus ärkab, aga kahjuks ärkavad ka allergeenid nagu õietolmud ja muud tolmud, mis võivad põhjustada palju peavalu siis tundliku nahaga inimestele, kellel on allergiad või nahapõletikud. Samuti mitmed nahalööbed võivad ägeneda kevadeti, kui päiksekiirgus tugevneb. Ja seetõttu oleks hea saada juba varakult adekvaatset nõu, et kuidas siis elustiili ja nahahooldusrutiini muutes oleks võimalik neid probleeme kontrolli all hoida. Ja kevad on ka kõige parem aeg sünnimärkide kontrolliks, sest nahk on siis veel suhteliselt hele ja kõik muutused naha peal väga hästi nähtavad. Mida võiks jälgida sünnimärkide muutuses? Iga inimene võiks sünnimärke kehal 2 kuu tagant jälgida. See ei asenda küll nahaarsti poolt tehtavat dermatoskoopia uuringut, aga kui inimene märkab, et mõni sünnimärk on teistest lihtsalt erinev näiteks või on hakanud kiiresti kasvama või on selle värvus või serv muutunud ebateravaks, ebaühtlaseks, et siis võiks tulla nahaarsti poole, et seda täpsemalt kontrollida. Miks ei tohiks dermatoloogi juurde tulekut edasi lükata? Dermatoloogi juurde tulekut ei tohiks sellepärast edasi lükata, et paljud nahahaigused on kõige paremini ravitavad varajases staadiumis ja mitmed nahahaigused, näiteks psoriaas ja ekseem võivad ilma ravita ka ägeneda. Ja tihtipeale inimesed küll alustavad ravi käsimüügivahenditega, mis võib kergemal juhul aidata, aga kui nahk on ikkagi punetav, ketendav, seal on lõhed või villikesed, et siis tuleks ikkagi nahaarsti juurde tulla, et siis saada adekvaatset ravi. Kuidas hoiduda nahaprobleemidest just kevadel? Kevadel, kui ilmad lähevad soojemaks ja rasueritus suureneb, on soovitav hakata kasutama kergemat niisutavat kreemi, et vältida siis pooride ummistumist ja vistrikateket. Samuti õues viibides kandke alati päiksele avatud nahale päiksekaitsekreemi, vähemalt faktoriga SPF 30 ja ärge unustage seda uuesti kanda nahale 2-3 tunni tagant. Kui olete olnud pikalt õues, siis õhtul on soovitav nahka pesta pehmetoimelise pesukeeliga, et siis eemaldada võimalikud allergeenid ja õietolmud. Kuna kevad on kõige parem aeg sünnimärkide kontrollimiseks, siis soovitan kõikidel tulla Melivasse. Meil on palju dermatolooge, kes aitavad teie naha seisukorda hinnata. Kuulmine mõjutab otseselt inimese suhtlemist, töövõimet ja igapäevast elurõõmu. Aga kui arst on diagnoosinud kuulmislanguse, siis kuidas saab ettevõtte kuuldeaparaadid siinkohal abiks olla? Kuulmine mõjutab tõesti väga palju inimese igapäevaelu, suhtlemist, töövõimet ja üldist elukvaliteeti. Kuuldeaparaadid OÜ eesmärk on aidata inimestel paremini kuulda ja seeläbi oma igapäevaelu kvaliteeti parandada. Meie juures saab teha kuulmistesti, saada nõustamist ja valida sobiva kuuldeaparaadi vastavalt inimese kuulmisele ja vajadustele. Samuti aitame aparaadi seadistamisega ja pakume edaspidi ka hooldust ja tuge. Pakume kvaliteetseid Taani kuuldeaparaate, mis on tuntud oma väga hea kvaliteedi ja kaasaegse tehnoloogia poolest. Kuuldeaparaadid jagunevad üldiselt 2, kõrvasisesed ja kõrvatagused. Kõrvasisesed kuuldeaparaadid paigutatakse otse kuulmekäiku, need on väiksemad ja diskreetsemad, sageli sobivad keskmise kuni mõõduka kuulmise languse korral. Kõrvatagused kuuldeaparaadid asuvad kõrva taga, need on veidi võimsamad ja sobivad erineva kuulmise languse korral. Lisaks jagunevad kuuldeaparaadid ka toiteallika järgi, on olemas patareidega kuuldeaparaadid, aga aina populaarsemad on laetavad mudelid, mida saab lihtsalt laadida nagu mobiiltelefoni. Mille põhjal peaks klient valiku tegema?
kõik oleneb, mida klient ise soovib. Kui klient on väga aktiivse eluviisiga ja reisib väga palju, siis soovitame talle laetavaid kuuldeaparaate. Laadijad on väga lihtne kaasa võtta ja kotti sisse panna. Tegemist on ilmselgelt kuluka väljaminekuga. Mida peaks tegema, et saada riiklikku soodustust? Me teeme koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, mis tähendab, et inimestel on võimalik saada kuuldeaparaate riikliku soodustusega. Selleks tuleb kõigepealt pöörduda kõrvaarsti poole, teha kuulmisuuring ja võtta arstitõend. Seejärel saab taotleda riiklikku toetust. Kui kellelgi on tunne, et kuulmine ei ole enam endine, siis tasub kindlasti kuulmist kontrollida, sest mida varem probleemiga tegeleda, seda lihtsam on leida sobiv lahendus. Aega saab broneerida meie kodulehelt kuuldeaparaadid.ee või meie juurde koha peale tulles. Asume üle terve Eesti: Tallinn, Tartu, Viljandi, Pärnu, Narva ja Paide. Enamik inimesi on taimassaažist kuulnud, aga Kaisa, mida taimassaaž tegelikult tähendab? Taimassaaži nimetus on tõepoolest väga laialdaselt tuntud, aga selle sisu siiski mitte alati. Taimassaaž on tai traditsiooniline kehateraapia, mille käigus saab vähendada lihaspingeid, taastada keha liikuvus, läbi lümfisüsteemi stimuleerimise saab väljutada jääkaineid ja ta mõjutab väga positiivselt kogu närvisüsteemi. Sageli, kui inimesed tulevad lihtsalt lõõgastuma, kui tunnevad, et nende keha on väsinud, siis massaaži käigus nad alles saavad aru, kui pinges nende keha on, kui kõik need pinged vabanevad. On taimassaaž pigem lõõgastav või terapeutiline? Hea taimassaaž on mõlemat. Ta on tasakaalustava mõjuga. See võib olla lihtsalt ühelt poolt rahustav ja leevendav, maandab stressi, teiselt poolt aga hoopis stimuleerib, vähendab väsimust ja uneprobleeme. Teilt küsitakse kindlasti ka, et mis vahe on taimassaažil ja tai-õlimassaažil? Traditsiooniline taimassaaž keskendub venitustele, vajutustele, keha avamisele, aitab pingeid ja jäikust nagu vähendada ja vereringet parandada. Tai-õlimassaaž aga aitab sügavamalt lõõgastuda, vähendada stressi ja võitleb uneprobleemidega. Sageli uuritakse meie käest, et kumb massaaživariant on parem. Aga seda saame me siin koha peal, kus salongihaljate ja terapeudiga vesteldes välja selgitada, mida just konkreetse inimese keha nagu vajab. Teie juures tehakse massaaži matil. Miks see oluline on? Sest see on pika ajalooga tai-massaaži traditsioon ja seda peetakse ainuõigeks tehnikaks. Matt aitab massööril kasutada õiget tehnikat, keha hoiakut ja õige tehnikaga tavaliselt on ka tulemus parem. Meie jaoks on oluline hoida tai-massaaži võimalikult õige ja autentsena. Kui peaks ühe mõttega kokku võtma, siis milline on üks hea tai-massaaži salong? Hea tai-massaaž algab terapeudi kogemusest ja budistlikust empaatiavõimest. Tehnikat saab õppida, tunnetus tuleb aastatega. Tai-massaaž on hea, kui terapeut ei tee lihtsalt liigutusi, vaid tunnetab keha, kuulab keha ja sätib kogu massaaži selle järgi. Ja seetõttu ei ole ka ükski massaaž 100% sama, mis eelmine kord. Mis on Oriental House tugevus? Just selline massööride kogemus ja samuti meie salongi pikaaegne kogemus on meie tugevuseks. Et me oleme tegutsenud juba 23 aastat ja selle aja jooksul oleme õppinud paljuski. Et inimesed ei otsi ainult lõõgastust, nad tahavad tunda, et pärast, et nad on abi saanud. Nad ei tule tagasi ainult sellepärast, et on head ja meeldivat massaaži saanud, vaid nad tulevad tagasi sellepärast, et nad tunnevad, et midagi on muutunud, et nad on tõeliselt tervenenud või paranenud. Meil on kliente, kes on meie juurde jäänud käima esimesest aastast ja see on meie jaoks kõige olulisem. Loodame, et tänased teemad andsid mõtteid ja praktilisi ideid, kuidas kevadväsimusega paremini toime tulla ja oma olemist toetada. Kindlasti aitab meeleolu tõsta ka üks jalutuskäik loodusesse. Hooaeg on eetris juba järgmisel laupäeval ja meie saateid saab jälgida ka YouTube'is.
aeg särada.